No tervist. Võib-olla te küsite praegu, et Maarit, mida sa teed? Mis siin toimub? Miks on mingi uus video? Selline. Mis asja point on? Ütleme nii. Te olete jõudnud Maariti jutunurka. Nimelt, kui ma kerin nüüd tagasi, siis ma olen seda videot tahtnud teha üle aasta. Reaalselt üle aasta. Ja siis mul oli kogu aeg peas lihtsalt see, et ei, ma ennem jõuan järgi YouTube'iga ja siis ma teen neid kõiki videosi. Mul on plaanis veel mänguvideod teha, tegelikult ma tahaks mingit kokkamisvideosi teha, veel mingid videosi, mingid challenge'id, ma tahaks, et mu kodu tullakse natukene värskendama. Mul on nii palju mõtteid, aga võt see sama video, mis te siin nüüd näete. Selle videoga on see, et ma lihtsalt tunnen, et vlogides ma tihtipeale tahaks nagu rääkida mingist teemast natuke pikemalt või kauem, aga ma mõtlengi, et ma saan aru, et see ei ole podcast, kui ma teen YouTube'is videot. Siis mõtlesin, et ma kolin need suuremad ideed siia videoseeriasse üle. Ehk siis ma teen endale sellise videoseeria, kus ma siis tulen istun oma voodisse, te liitute minuga siin voodis ja ma lihtsalt räägin teiega elust ja olust. See on kinda nagu podcast, aga ta ei ole selle eesmärgiga, et ma ei kavatse seda promoda kui podcasti, et sellel ei ole turundust all, mul ei ole mingeid brändingut, seal mitte midagi, see ei lähe kuskile Spotify'sse. See on lihtsalt minu YouTube'i videoseeria nimega Maariti jutunurk. Ja kust see idee üldse sai alguse, on ka põhjus, mis on selle tänase video esimene teema. Nimelt, ma olen siin väga suur vandenõuteooriate fänn. Kui ma mingi hetk hakkasin nagu sõpradega rääkima nendel teemadel, siis ma tundsin nagu, et mul on nii palju sellest rääkida ja nagu nii põnev on inimestele rääkida ja paljud olidki sellised, et ma ei teadnud. Ja siis mul tekkis see mõte, et võib-olla oleks põnev teil ka kodudes kuulata ja jälgida, et tegelikult minu arust need teemad on nii põnevad ja huvitavad. Pane see käima, hakka koristama, mine jalutama, mida iganes, sul otseselt visuaalset pilti ei ole vaja vaadata. Ma panen võib-olla mingid pilte videosi siia kõrvale, et kes tahab videopildina vaadata, siis teil on ka mingi nagu parem ettekujutus, aga sa võid seda julgelt lihtsalt taustaks kuulata. Ma siis pikalt lükkasin seda filmimist edasi, kuniks sain aru, et nüüd on aeg, sest tegelikult praegu ma filmin seda niimoodi, et järgmine ma tean, et on Halloweeni nädal ja mul on plaanis see video panna üles siis Halloweeni nädalal. Ehk siis kui te seda kuulate, ma loodan sellel ajal, siis on Halloweeni nädal käimas. Ja minu arust vandenõuteooriad kuuluvad siia episoodi nagu imeliselt, sest need on sellised asjad, need pole hirmsad, aga lihtsalt see mõte ja teadmine, et maailmas tegelikult võib juhtuda ja toimuda asju, mis lihtsalt ei mahu meie pähe ära. Vot see on creepy. Ja üks selline nagu asi, mida ma teile tahan südamele panna selliste videotega, et kui te kuulate minu videot või üldse kellegi teise videot ja üldse, kui ma teen neid seeriaid veel, see ei pea olema see, et ma teen alati vandenõuteooriatest, aga et kui ma üldse siin räägin millestki, siis kõige tähtsam asi on see, kuidas sa võtad infot vastu. Ja mina ütlen teile niimoodi, jätka see meelde. Usu kõike, aga ära usu mitte midagi. Okay? Ainult niimoodi sa saad seda nii-öelda infot tarbida siin maailmas võimalikult hästi. Et kui sa lähed ühest ekstreemsusest teise, siis see ka ei ole hea. Et nende vandenõuteooriatega on väga lihtne see, et sa võtad kohe kõike, mis sa kuuled ja sa arvad, et see on tõsi. Ja teistpidi on ka see, et sa kuuled kõike ja kõik tundub sinu jaoks nii jabur ja siis sa oled mingi, see ei ole võimalik. Vaadake. Ma kohe hakkan võtan mõned teemad ette, aga kust ma üldse jõudsin oma elust nende vandenõuteooriateni? Nimelt, ma oli siis üks sõber, kes siis mulle tutvustas seda maailma ja kui ta rääkis nendest teemadest, see oli koroona ajal, siis ma hakkasin maailma nägema veits teistmoodi. Et nagu kogu see koroona situation, ma tundsingi, et võib-olla siin maailmas ei olegi asjad nii, nagu meile räägitakse, nagu meile näidatakse. Mõtleme seda niimoodi pidi. Me ise ka võib-olla ei saa aru, mida kõike on võimalik raha ja võimuga teha. Sest meil lihtsalt ei ole seda sellises koguses, nagu seda on mõnel inimesel siin maamunal antud. Ehk siis seetõttu ma saingi aru, et tegelikult kõik, mis tundub vähegi absurdne, seal võib olla kübeke tõde.
Nii, ja samamoodi nüüd, kui ma hakkan nendesse teemadesse minema, siis jätkuvalt sellise eluterve suhtumisega ära võtta seda, kui et nii ongi, vaid võtta seda kui uut vaatevinklit ja sellist, et et see rikastab mu elu, mitte seda, et nüüd ma võtan selle nagu mõttekäigu ja nüüd ütlen, et nii ongi, eks ju. Tegelikult ma peaks neid videosid tegema siis, kui need teemad juhtuvad, et siis ma saan nagu kohe update'ida ja olla mingi omega, et nii, what's up with that? Alustame sellest, see oli küll nüüd 6 aega tagasi, aga ja ma tegelikult natuke rääkisin oma YouTube'i videos sellest, aga ma võtsin selle välja, sest ma mõtlesin, et ma räägin sellest siis, kui ma selle video kunagi teen. Nii et ei ole kunagi kuulnud mind sellest rääkimas, aga nüüd ma siis räägin. Siin on kindlasti teemasid, mida te võib-olla olete kuulnud mingi, ma ei tea, Instagramis ja TikTokis on ette tulnud. Lihtsalt mina natuke valgustan neid, kes ei ole kuulnud ja võib-olla on mingi killuke infot, mida te võib-olla ennem ei saanud teada või noh. Ühesõnaga, jah. Esimene teema, millest me räägime, on siis Charlie Kirk. Charlie Kirk oli siis USA selline poliitikategelane. Ta oli siis Trumpi nii-öelda poole peal. Ta oli tuntud väga selliste avameelsete ütlemistega ja ta käis siis tihtipeale koolides niimoodi, et ta nagu istus ja siis inimene tuli ja nii-öelda mitte nad ei vaielnud, vaid nagu tegid debatti veits. Õpilased siis tihtipeale tulid, ütlesid, et miks sa oled umbes transsooliste vastu ja siis ta tõi alati mingid valid pointid välja. Disclaimer, mina ei ole kellegi vastu, lihtsalt nagu ta oskas nii hästi oma mõttekäigu ära anda, et see kuidagi kõlas loogiliselt või nagu ma ei tea, ma ei ütle, et on head, et nagu, et mina arvan ka nii, vaid ta lihtsalt tõendas oma mõttekäigu või nagu omaga tõekspidamise nii hästi ära alati. Mulle tihtipeale tulid tema need videod ette, jätkavalt ma mingil määral ei poolda mingeid asju, millest tema nagu aru sai ja mõtles ja kogu see abordi teema. No tema väitis siis, et abort on siis nagu tapmine. Vot sealt tuligi siis see, et keegi küsis, et aga kui sinu tütart vägistatakse, et siis kas sa ütleksid talle ka, et ta ei tohi aborti teha, siis ütles, et jah. No ta oli usklik, ta oli kristlane ja siis tema jaoks oli siis nii vastu ja siis sealt tuligi selline nagu suur poleemika tuli lahti, et natuke veider. Sellest temast nii palju ei tea, ma lihtsalt olen ta videosi näinud ja seda, et ta lihtsalt oskas ennast väga hästi kaitsta või nagu öelda välja seda, mida ta mõtles. Ja see on lihtsalt see, et ükskõik, kas ma nõustun tema vaatevinkliga või mitte, siis kui inimene oskab selliste heade argumentidega oma pointi ära tõestada, siis ma olen mingi okei. Mis siis juhtus? 10. septembril oli see, et ta läks siis Utah ülikooli ja tegi seal samasuguse sellise, et ta tuleb inimeste ette, istub ja siis tulevad inimesed mikrofoni juurde, küsivad talt mingi küsimus ja siis ta hakkab sellele vastama. Tegelikult see tema kogu asja point, miks ta oli nõus üldse käima niimoodi ringi, oligi siis see, et tema ülesanne ei olnud nii-öelda inimesi kuidagi kallutada või nagu tõestada, miks tema point of view on õigem, vaid lihtsalt seda, et inimesed räägiksid ja arutaksid asjad üle. Et inimestel tekiks selline nagu conversation ja inimesed üritaksid aru saada nagu kõigist osapooltest. Isegi kui see vahepeal tundub nii utoopiline. Jah, jätkuvalt ma ei nõustu tema asjadega, lihtsalt see, et nagu tema nagu ülesanne, mida ta tahtis selle kõigega saavutada, oligi see, et ta oli valmis nii-öelda inimestega suhtlema ja rääkima, et me kõik nagu vaataksime asju nagu erinevate nurkadelt, mis on tegelikult täiesti loogiline asi. Nii, ja mis see siis juhtus, oligi siis see, et ta oli natuke aega seda juba teinud seal ja siis ta lasti maha. Ja seda tegi siis väidetavalt üks selline noor poiss nimega Tyler, kes siis oli seal kuskil katuse peale roninud ja siis snaipriga, I don't know, lasknud. Ja ta oli lasknud teda, kohe räägin ühest häirivast asjast ka, aga ta oli lasknud teda siis kuskile siia, aga see kuna tal oli vist kuulivest seljas, siis ta põrkas see nagu kaela. Ja see oli siis selge pilt. See on see osa, mis on siis see, mis juhtus, aga nüüd hakkame nende vandenõude juurde minema. Okei, tegelikult üks disclaimer veel. Üks asi, mis mulle tänapäeva sotsiaalmeedia puhul ei meeldi, on see, et sellised videosi pannakse üles. Niimoodi, et kõigi silme all me saame, tähendab, et nemad, kes seal kohapeal olid, nägid seda pealt ja nüüd veel miljonid inimesed, kes Instagramis lihtsalt rahulikult veetsid oma õhtut ja scrollisid, pidid nüüd nägema seda, kuidas see vend kuuli sai. See asi võiks olla sotsiaalmeedias ikkagi mingil määral piiritletud, et me päris ei pane üles selliseid videosi. Et nagu need häirivad kaadrid, ma ei tea, kas meil on päriselt vaja kõigil näha seda, kus siit nüüd hakkavad asjad minema imelikuks.
tegelikult, kui see asi juhtus, siis ma olin kodus, ma tegin täpselt seda uudist, et teda tulistati, oli lihtsalt uudis, et see on see, et ta lasti maha. Ja ma panin kohe CNN-i tööle. Mul on see, et alati, kui mingi ülemaailmne uudis tuleb, siis ma panen CNN-i tööle, et kuulata, mis toimub. Ma olen selline uudiste fänn, I don't know. Ja siis ma ikka jälgisin seda, siis seal oli veel see, et ta viidi nagu kriitilises seisus haiglasse. Esimene hetk, kus minu jaoks asjad olid natuke kahtlased, oli see, et surmateade tuli Trumpi kaudu. Miks avaldab Trump esimesena selle, et Charlie Kirk suri ära? Et miks ta tee mõni ametlikum mingi riigiportaal või midagi sellist? Ma saan aru, et ta saab esimesena teada võib-olla, või ma ei tea, kas ta just esimesena teada saab, aga et tal on see võimalus esimesena teada saada, aga kas see on eetiline panna nagu esimesena üles? I don't know. Natuke aega hiljem tuli siis välja see, et tema pere, selle Charlie pere oli siis olnud publiku seas ja siis ma olin issand, et ma olen näinud pilte, et tal on mingi naine ja 2 last, et nad nägid siis seda pealt, et ma mõtlesin, issand, mis see naine küll sellest kõigest arvab. Sellest oli äkki mingi paar päeva möödas, 2-3, ma ei tea. Tegi siis see naine ühe video, kus ta siis läks, vaat nii, ma ei ole nii väga kursis nende eludega, aga nii palju, kui ma olen infot saanud, siis et ta läks selle Charlie nii-öelda sinna kontorisse, kus siis see Charlie vist tegi mingit podcasti, kui ma täpselt olen õigesti saanud. Ja siis ta tegi seal üks avaliku pöördumise, üks video, kus ta siis rääkis sellest olukorrast, aga miski selles videos oli off. Kuidagi see, et minu jaoks ta tegi seda liiga kiiresti ja vot nii, ma hakkan nüüd rääkima siin korra sellest leinast ka. Ma saan aru, kõik inimesed leinavad erinevat pidi, aga sa ei ole tegelikult kohustatud tegema põhimõtteliselt 2 päeva peale oma abikaasa surma. Kohe videod, sellist nagu avalikku pöördumist, sa ei pea seda tegema. Sul on õigus leinata täpselt nii kaua, kui sul on soovi. Ja siit hakkas mul kohe esimene teine red flag, et kuidas ta nii kiiresti selle tegi, et nagu kas ta ei tahtnudki endale aega võtta, et tal on ju abikaasa, pikalt, ma ei tea, armastas teda, neil on ju lapsed, et laste nimel ka, et võib-olla mitte kohe nagu ronida meediasse. Siis hakkasid ringlema videod sellest, mis toimus sel hetkel, kui see tulistamine toimus. Turvamehed, kes siis Charlie'ga kaasas olid. Ja nende käitumist on väga palju analüüsitud ja seda, et siit tulebki vandenõuteooria topic number 1. Kas tema surm on tegelikult lavastatud? Ja mitte lavastus selles mõttes, et üks variant on see, et ta surm on lavastatud ja tegelikult ta on elus. Neid vandenõuteooriad, kus öeldakse, et inimene on surnud, aga tegelikult on elus, neid on nii palju. Ja mina ei imesta, kui mõni neist on päriselt tõsi. Aga täna peatume sellel teemal. Ühesõnaga, ja teine vandenõu, mis sellega levib, on siis ikkagi see, et kas see on kuidagi moodi poliitiliselt ikkagi tekitatud selline nende sisene katse, et kuidagi moodi rahvast võita, rahvast šokeerida, ma ei tea, et midagi nad tahtsid seal nende siseringis teha ja tegelikult Charlie on selles mõttes, ta nagu sotsiaalmeediast, et ta ringleb päris palju või ringles, et ta oli selline easy target, sest ta paneb inimest rääkima, you know, et võib-olla see on ikkagi kuidagi moodi kogu tema poliitika ringikese korraldatud sündmus. Ringlesid videod, et põhimõtteliselt kohe peale tema surma või kui ta sealt ära viidi, siis midagi seal nende kaameratega tehti või kuidagi taheti need kohe ära eemaldada või vot sellesse ma väga ei jõudnud süveneda, aga seal oli midagi väga kahtlast nende kaameratega. Siis kuskilt, vot nüüd ongi see, et infot on nii palju igal pool, sa ei tea kunagi, mis on tõsi, mis on vale, lihtsalt, et mõtleme kaasa. Kuskil oli ka niuke infokillukene, et tegelikult seal nii-öelda crime scene mõrvapaigas ei toimunudki lõpuks sellist nagu, kuidas mitte inglise keeles rääkida, investigation, nagu uurimust või uurimist, mis on nagu kahtlane, eks ju. Mis oli üks kõige imelikamaid asju selle kõige juures. Oli siis see, et tegelikult mitte väga kaua aega hiljem toimus siis juba USAs, täpselt ma ei tea kus ja millal, see suur selline nagu üritus kuskil staadionil, kus siis oligi see Trump oli seal ja siis see naine oli seal ja siis see naine pidas kõne ja siis oli hästi palju rahvast, et nagu kuidas nad jõudsid nii kiiresti panna sellise nagu memorial, ma ei tea eesti keeles appi,
et kuidas nad jõudsid nii kiiresti panna kokku sellise ürituse ja kuskilt tuli siis ka selline infokild, et see koht oli juba varem välja renditud neile. Aga miks nad olid selle varem välja rentinud? For what? Something to think about. Ja kui te vaatate seda videot ja neid videosi, kuidas ta sinna ette tuleb ja räägib, siis miski temas minu jaoks ei ole siiras. Miski ütleb mulle, et seal on midagi rohkemat. Ja siis kui me kerime tagasi, siis tegelikult selle naise nimi on siis Erika, tema siis oli kunagi see Miss USAs ja seda siis ju tegelikult rahastas Trumpi firma ja sealt siis hakkasid igast kuulujutud levima, et võib-olla neil Trumpiga on mingi värk ja et võib-olla see oligi nende plaan algusest peale, ühesõnaga me ei tea mitte midagi, jätkuvalt võtta kõike nii, et usu kõike, aga ära usu mitte midagi. Ja see, kuidas, ma ei tea, see kõne oli veider ja kuidagi nii tundus nagu ta veits nagu surub neid pisaraid, ma ei tea, see kõik kuidagi on lihtsalt nagu üks suur show. Ja see ongi ju, mis USAs toimub, üks suur show. Kõige tipuks hakkasid siis ringlema need uudised, või see vandenõu, et on olemas selline film nagu Snake Eyes, mis on siis Nicolas Cage'i film. Ja see film on väga sarnane sellega, mis siis selle Charlie'ga toimus. Ehk siis seal oli samamoodi, et tapeti ühel üritusel. Ma kuskilt lugesin, et nagu poliitiku üritusel, aga siis ühes kohas olid mingi boksi üritusel. Ühesõnaga, siinkohal ongi see, et need vandenõuteooriad võivad olla nagu detailidega nagu selles mõttes ikkagi eksida, ja see on normaalne. Aga jah, et seal samamoodi siis tapeti ära poliitik nimega Charles Kirkland. Kuidas on see võimalik, et meil on Charlie Kirk ja siis Charles Kirkland ja nad samamoodi nagu tapetakse ära ja samamoodi seal filmis oli siis see, et teda lasti nagu siis kaela. Ja vot jätkuvalt, ma ei ole seda researchi nagu nii palju teinud, et ma ei saa selles kõigest kindel olla, ma lihtsalt lugesin nende kohta nii palju, kui ma sain, aga kuskil keegi ütles niimoodi, et see killer seal filmis, tema perekonnanimi oli Tyler ja see, kes usas selle Charlie siis nii-öelda tappis, tema nimi on ju ka Tyler. Siis esimene niuke väike vale detail, mis alguses oli, et oh my god, need on ju samal kuupäeval, et seal filmis on reaalselt bänner, kus on kirjas 10. september ja siis see üritus, kus see Charlie tapeti päriselus, oli ka 10. september. Aga siis, kuna see video on vaata nii vana, siis ikkagi see pildi kvaliteet ei ole nii hea ja siis lõpuks sealt tuli ikka välja, et see 0 oli hoopis 9, siis 19. september, mis on ka tegelikult päris close. Selles kogu asjas on nii palju selliseid coincidence, et ma lihtsalt mõtlen, et mis päriselt toimub. See oli siis minu point of view ja mõtteterad selle teemaga. Ja võtame näiteks siis ühe sellise teema, mis oligi tegelikult minu kõige esimene selline suurem mõttekäik ja avastus, kust ma siis üldse sain aru, et aga võib-olla asjad ei olegi nii. Ja ma olen sellest kunagi rääkinud minu arust, siis kui me tegime podcasti. Mõtlesin, ma räägin selle korra üle, sest see minu arust huvitav teema ja pluss, kuna härra Justin Bieber on praegu siin väga aktiivne, siis you never know, kus teema võib veel edasi minna. Nii et vaadake, jätkame seal USA lainel, eks. Võt, USA on üks ikka huvitava koht, ma ütlen teile. Et seal on siis ju hästi palju räägitud ikkagi sellest laste röövimisest ja sellest, et inimkaubandus on seal väga tugev ja ma ei ole ise USAs käinud, aga ma olen kuulnud, et kui USAs näiteks läheb mõni laps kaduma, siis tuleb telefoni teade. Vaat ma ei saa seda nüüd kinnitada ega tagasi lükata, ma ei tea, kas iga kord päriselt tuleb, aga et nagu umbes nagu meil see e-alarm, siis tulebki teade, et on missing child. Ja pikalt on siis räägitud sellest kogu Illuminaati teemast, et ongi need rikkamad ja võimsamad inimesed, et maailmas on nii-öelda eliidid. Ma tegelikult isegi usun sellesse, et see ei ole võimalik, et meie lihtsalt oleme ja mitte keegi meid ei juhi, et seal peab olema keegi, kellel on nii palju raha ja võimu, et me ise ka ei saa aru. Ja nad kindlasti teevad asju
mis meile pähe ei mahu. Sest vaata, kui sulle on antud nii palju võimu ja raha, sa lähed hulluks, sa lähed segaseks. No näiteks just ma nägin sellist podcasti nimega Call Her Daddy, kus oli siis Kim Kardashian ja ta ütles, et ta ei tea, mis maksab piimapakk. Ja vaata, see ongi see, et sul tegelikult kaob selline seos reaalsusega, et sa ei saagi enam aru päriselt, mida päriselt inimesed kogevad, palju inimesed päriselt palka saavad, palju inimesed päriselt maksavad toidupoes, nagu, sest et ta ei pea selliste asjadega tegelema, sest tema raha väärtus on hoopis teine. Mina räägin siin eurodest, nagu, et 1, 2, 5 eurot, tema räägib võib-olla miljonitest. Et nagu selles mõttes ongi see, et meie elud on nii erinevad ja seetõttu ma ka usun, et nad teevad kindlasti asju, millest meie aru ei saa. Seal on siis olnud teemat ja juttu sellest, et nad teevad mingeid satanistlikke rituaale ja seal on olnud igast teemasi sellega, et söövad inimesi. See pole üldse välistatud. Aga sellega ma tean, et ringles üks video, kus oli üks modell, ma ei mäleta ta nime enam, aga see oli hästi ammu. Ja on lihtsalt niisugune video, kus ta lihtsalt karjub, et nad teevad mingit ebainimlikke asju, ma ei taha sinna kunagi minna ja siis see modell kadus ära. Või midagi temaga oli, et ka nad ei taha, et keegi teaks, et midagi seal toimub. Ja kui keegi nagu snitchib või ütleb välja, siis ta üldjuhul kas kaob ära või temaga juhtub midagi. Näiteks, ma nüüd natuke hüppan siin, aga ma loodan, et te saate aru, et niisugune teooria, mis on minu jaoks nagu veits niisugune, ma ei taha seda uskuda, aga samas ma saan aru, et seal on midagi kahtlast. Et on USAs selline host või saatejuht nimega Wendy Williams ja ta oli täiesti normaalne, täiesti tavaline naine ja siis ta üks episood rääkis siis Beyoncé'st. Ja sellest, et on üks intervjuu, kui Beyoncé oli, minust oli esimest korda rase ja siis ta läks nagu sinna intervjuu tooli peale ja siis kui ta istus, siis ta kõht nagu voltus ja voltis ennast kokku kuidagi nagu, et see kõht ei jäänud nagu niimoodi, vaid ta nagu läks nagu sisse niisugune tunne, nagu see oleks fake kõht olnud. Ja siis oligi see, et Wendy rääkis sellest oma jutusaates ja siis mingi hetk ta keeras ära. Niimoodi, et ta enam ei tee seda saadet, ta on täiesti nagu mingi mental, ta on kuskil oma mingi New Yorgi korteris ja kuskil saab mingit tuge ja on järelevalval ja siis arvataksegi, et midagi seal juhtus. No sest ma armastan Beyoncé't. Aga ma olen täiesti kindel, et ega ta ka puhas neiu ei ole. Sellest siis võib-olla kunagi hiljem. Aga jah, ühesõnaga, et tulles tagasi siis härra Justin Bieberi juurde, siis mul on tunne, et selles osas ma olen nagu kindel, et midagi sellist on, et pakutakse siis inimestele, et kui sa tahad olla rikas ja kuulus, siis meil on see võim sulle seda pakkuda, aga et sa pead siis nii-öelda, nagu öeldakse siis, kirjutama alla lepingule kuradiga. Ja ma usun, et mingil määral see kindlasti võib-olla peab paika, et midagi seal on, sest nad kõik artistid ka, kui te vaatate, sellest on ka pikalt räägitud, et mingi hetk nad lihtsalt järsku näitavad sellised satanistlikke märke ja värgid-särgid, et nad nagu representivad seda ja siis ütlevad ka intervjuudes naljaga, et I sold my soul to the devil või midagi sellist. Et mingi tõepäi peaks seal all olema. Ühesõnaga. Aga on inimesi, kes ei ole nõus sellega. Ja üks nendest oli siis ilmselt Justin Bieber. Ja on räägitud pikalt siin sellest Epstein, mis iganes tema saarekesest, kus siis väidetakse, et rikkad ja võimukad inimesed käisid siis, ma ei tea, ongi vaatamas mingeid haigeid rituaale, söömas lapsi, see on lihtsalt kõik niisugune jutt ja vandenõuteooria, jätkuvalt ise kuidas võtad seda. Nii palju, kui ma siis olen aru saanud, siis nii-öelda Justin Bieberile pakuti ka siis seda, et sa võid tulla sinna saarele ja tema ütles, et tema ei soovi. Ja mis sealt siis tuli välja? Oli siis see, et Bieber tegi sellise laulu nagu Yummy. Ja ta pani siis omal Instagrami lihtsalt laste pilte ja pani #Yummy. Ja inimesed siis usuvad ja arvavad, et see oli tema viis näitamaks, et mis tegelikult siin maailmas toimub. Et nii-öelda need eliidid arvavad siis, et need lapsed ongi söögiks ja mida kõike veel ja tema ei olnud nõus sellega. Ja seal Yummy videos on ka veits selline nagu sellised varjatud sõnumid ja mul on tunne, et tegelikult väga paljud lauljad teevad seda, et nad tegelikult oma videotes nii-öelda näitavad mingeid sõnumeid ja märke lihtsalt
me kas märkame neid või me ei märka. Ja noh, see tekitas palju poleemikat, et mis see point on seal ja noh, kõik inimesed arvavad, et või noh, mitte kõik, aga paljud arvavadki, et ta tahabki öelda seda, et tema ütles sellele ei, aga et selline asi toimub ja siis tulles korra sinna P-Diddy juurde, nüüd ta siis sai mingi karistuse, mingi, ma ei tea, 3 aastat või ma ei tea, mis ta sai täpsemalt, aga siis seal on praegu mingid väga imelikud asjaolud, Trump tahab midagi, ühesõnaga, võt jällegist, ma pole sellesse teemasse veel nii väga laskunud, aga kui see P-Diddy teema oli relevantne, siis ma ikka väga palju uurisin selle kohta ja no seal tuli ikka nii mõndagi välja ja no üks asi ongi seotud selle Bieberiga, et tegelikult arvataksegi, et Bieber oli üks tema selliseid tõsisemaid ohvreid, et ta ilmselt tegi Bieberiga asju, mida võib-olla ei oleks pidanud ühe noore poisiga tegema. Ja no seal pärast seda P-Diddy skandaali tuli ju nii palju neid lugusid välja, kus inimesed nagu astusid välja, ütlesid, et mis nendega tehtud on selline, no need story'd on täiesti õudsad. Ma ei tea, kas te tahate neid kunagi kuulda, aga need on tõesti õudsad. Ja üks asi, mida mulle Kristel rääkis, mis on täiesti õige, on siis see, et P-Diddy maja kõrval on siis tegelikult need konteinerid või no see mingi laeva, no see laeva sadam, kus siis on need konteinerid. Ja seal töötajad olevat siis rääkinud, et nad kuulevad tihti, või noh, kuulsid tihti lastekarjeid konteineritest. Ja siis seetõttu umbes läksid mingi töölt ära ja nii, et nad ei suutnud enam. Ja see on täpselt selle P-Diddy maja kõrval. Üks teema, millest ma veel soovitan nagu vaadata. Ma olen sellest oma vlogides rääkinud. See teema on siis seotud kogu selle Nickelodeoniga ja selle Dan Schneideriga. Ühesõnaga ta käitus oma näitlejatega väga ebasündsalt. Ja mina, kes ma kunagi kasvasin üles sellega, et ma vaatasin mingi iCarlyt ja Drake and Josh ja Victoriasi. Nüüd, vaata lapsena, sa ei saa aru, miks mingid kaadrid on, kus nad mingi, ma ei tea, lutsivad varbaid ja ma ei tea, mida kõike nad teevad. Nüüd, kui ma vaatan täiskasvanu, ma olen mingi, mis selle mehe peas toimus, et ta arvas, et on okei lapsi panna niisugused asju tegema? Ma ei tea, aga sellest on reaalselt täitsa dokumentaal, selle nimi ongi siis Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV on selle siis nimi. Ja seal siis erinevad näitlejad räägivad, siis seal räägib ka sellest Amanda Bynes, kui te võib-olla mäletate sellist näitlejat. Tal oli ju väga selline helge tulevik ennustatud, kuna ta oli tõesti väga äge ja tubli näitleja juba noorest peast. Ja siis oligi see, et väga kahtlased suhted olid tal selle Dan Schneideriga, kes oli siis nii-öelda peaprodutsent erinevatel lastesaadetel. Aga ta tegi mingeid kohatuid asju seal ja siis sealt tuligi kuidagi välja, et tal ja Amandal oli siis võib-olla mingi natukene teistsugusem suhe, kui peaks olema. No ja siis mingi, et see Amanda ju keeras ära, aga tõesti see on väga põnev vaatamine ja järjekordselt näitab, et mis kõik toimub tegelikult telgitagustes, millest meil ei ole õrnaim ka. Kui ma väike laps olin, ma isegi ei mõelnud, et see üldse võiks variant olla. Okei, räägime ühest conspiracy theorist, millest ma olen hakanud aru saama alles nüüd, et see tegelikult ongi nii. Ja see on suht kindlalt vandenõuteooria, mis tegelikult vastabki selles mõttes tõele, on ikkagi see kuulkäimine. Ma ennem ei võtnud seda üldse niimoodi, et mingi, et kas käis või ei käis, ma olin mingi no. Aga nüüd, kui ma olen natuke rohkem süvenenud sellesse, siis ju tegelikult, come on. Kuidas on võimalik, et no neil oli ju nagunii, kes ei tea, siis te enamust teate, aga lihtsalt korra räägin üle, et nagunii USA-l oli ju Venemaaga selline nagu võidusõit, et umbes kes esimesena jõuab. Ja no, I'm sorry, aga millal käidi kuul, ma kohe ütlen teile aasta? 1969. Nii, sa tahad öelda mulle, et no mis on siis mingi 50 aastat tagasi rohkem? Siis, kus tehnoloogia ei olnud üldse isegi nii arenenud, kui see on tänapäeval. Nad käisid kuul ja mitte kunagi ei ole enam keegi sinna tagasi läinud. Nüüd, kus meie tehnoloogia on ikka kümnetes kordades nagu rohkem arenenud, ei ole inimesed suutnud kuul käia. No siis muidugi teiseks on need videoklipid. Et kuidas ikkagi see maandumine toimus, et nii-öelda näidatakse seda hetke, kus Neil Armstrong tuleb siis sealt kosmoselaevast välja, aga kes teda filmib? Ja no mingeid asju ma olen näinud mingi klippe, kus näidatakse seda kohta, kus ilmselt see
kuule maandumine on nii-öelda filmiklipina üles võetud. Ühesõnaga, think about it. Mõtlesingi, et sellistel teemadel ma võiksingi siin rääkida, ma võin rääkida ka muudel teemadel, ma võin rääkida suhetest, ma võin rääkida, mulle meeldiks rääkida ka asjadest, mis lihtsalt toimuvad, näiteks mingist kindlast teemast, mingi, oh my god, räägime sellest teemast, ma ei tea, selle mingi catch, selle mingi, ma ei tea, Kim Kardashian, Jay-Z, mis, oota, mida, ma ei tea, teeb mingi täiesti random nimed välja, aga et lihtsalt rääkida mingitel teemadel. Nii et sa võid mulle alla jätta kommentaare, mis näiteks vandenõusi sa tahaksid, et ma räägiksin veel, või täpsustaksin, et teeksin ise oma researchi, mis teemadel, või üldse, mis teemadel ma võiksin rääkida siin videotes. Need videosi ma ei tee nagu tihti, lihtsalt vahepeal, kui mul on kogunenud piisavalt palju informatsiooni, siis ma tulen, istun maha ja räägin teiega. Ja teie saate siis samal ajal koristada, ma ei tea, teha igast erinevaid asju. Et selline lihtne kuulamine, aga samas ma usun, et see on väga põnev. Jätke mulle alla kommentaare, te ei pea jätma alla kommentaare, te võite mulle kirjutada ka, et mingi kuule, kas sa viitsid uurida rohkem selle teema kohta, kas sa viitsid mingi, ma ei tea, rääkida sellest teemast. Ma räägin, ja see ei pea olema see, et ma räägin kogu aeg vandenõuteooriatest. Et ma võin rääkida muudest asjadest ka. Ma võin terve üks episood rääkida meestest. No problem. Räägida sellest, mis mu seis on selles mõttes, et mul on veits controversial arvamus sellest kõigest. Kas ma võtan selle siia lõppu või? Teate, ma korra võtan selle siia lõppu, sest et tegelikult sellest teemast saab ikka päris palju rääkida. Aga käisime siin siis ju hiljuti salajutte kuulamas ja seal oli siis selline küsimus, et oligi nagu, et nad küsisid ja siis terve saal sai ka vastata kaasa jah või ei. Ja see oli selline küsimus, et kas sinu kaaslane peaks olema olulisem või nii-öelda number 1 inimese elus versus nagu sõbrad või pere, eks ju. Või et ma ei mäleta, mis see küsimus täpselt oli, aga midagi sellist, et kas su kaaslane peab olema see kõige tähtsam. Ja ma olin mingi, ei, ja siis mu sõbranna kõrval on mingi, jaa, siis ma olin mingi, I don't agree. Ja siis me läksimegi ärklisse ja siis me seal hakkasime nagu rääkima selle teemal, siis kõik nagu kõik tšikid olid mingi, ei, ta peab olema, what's the point siis? Aga minul on teine vaatevinkel sellest kõigest. Ma ruttu räägin selle ära ja siis ma lõpetan selle video ära ausalt. Ma tean, väga lihtne on sellistel hetkedel hakata kohe ütlema mulle nii. Sa ei ole kohanud seda õiget, sind ei olegi mehed hästi kohelnud, sul on täiesti sa ei ole kunagi suhtes olnud, sellepärast sa ei oska eksist nii, et ei. Mul ei ole vaja kogeda halbu kogemisi selle jaoks, et tegelikult mul on ilmselt see arvamus olnud terve elu. Lihtsalt ühiskond on mingil määral pannud sellise nagu kindla tava paika, et sinu eesmärk elus on armuda, abielluda, lapsi saada, et sul peab olema mingi partner kõrval, et see peab olema nagu elu osa. Kuigi nagu nüüd, kui ma mõtlen, siis tegelikult, miks ta peab olema elu osa? Et filmides ju, ongi see, et kui sa kasvad üles, siis filmides ju näidatakse on kogu aeg mingi nagu love ja mingi kogu aeg räägitakse sellest, et see tehakse nagu selliseks, et see peab olema elu osa, et suhted. Ja ma olen hakanud mõtlema sellele, et kas see on päriselt see, mida mina tahan või see on selline asi, et see on nagu ühiskonna poolt selline normaliseeritud asi, mis peaks olema iga inimese elus ja kui sa seda ei taha, siis sa oled imelik. Mul on täpselt selline tunne, et miks ma neid asju tahtsin, oli sellepärast, et kõik teised tahtsid või sellepärast, et filmidest näidata, et see on see, mille poole sa peaksid nii-öelda püüdlema. Aga kui ma nüüd päriselt olen hakanud siin mõtlema, siis tegelikult ma armastan üksi olemist. Nagu ma nii armastan seda, et ma saan oma Joosepiga olla kahekesi kodus niimoodi, et mitte keegi ei sega meid, keegi ei hinga meie kõrval. Ma saan üksi magada oma suures voodis. See on asi, mida ma hindan väga. Keegi ei hinga mu kõrval. Mul ei ole palav, mul on kõik suurepärases korras. Ma tulen koju nii, et mul on söök kapis ja ma saan süüa täpselt sama sööki niimoodi, et ma tulen õhtul ja see on siin. Et keegi teine ei ole seda ära söönud. Ma koristan täpselt siis, kui mina soovin. Ma ei pea kellegi teise järelt koristama, välja arvatud Joosep. Mul on nii palju vabadust antud. Ma ei pea kellelegi ette kandma, kus ma käin, mis ma teen. Ma ei pea kellegi teisest uurima, kus ta käib, mis ta teeb. Et nagu selline pidev kellegi teise prioritiseerimine. Ma tunnen, et ei olegi minu elus. Nagu ma saan aru lapsest, et kuna laps ei saa iseendaga hakkama väga pikka aega, siis sa peadki olema tema eest vastutav, nagu mina oma kassi eest, eks ju.
aga täiskasvanud inimene, et miks ta nagu nii, oota, ma kaldun vist teemast kõrvale, aga et miks ma ei nõustu sellega, et sinu kaasa peab olema sinu number 1, on see, et ütleme ausalt, need kaaslased, they come and go. Sul on perekond, sul on sõbrad, kes enamasti on forever. Oleneb muidugi suhetest, eks ju, mõnel ei ole head peresuhted ja mõnel ei ole head sõbrasuhted. Aga kuna mul on nendes valdkondades hästi, siis ma tunnegi, et minu elus on justkui kõik olemas. Või nagu, et ma ei tunne, et kui mul peaks nüüd kaaslane tulema, et tema on nüüd minu jaoks number 1, järsku, out of nowhere. Kuidas see üldse loogiline on? Ma ei tea, mul on terve elu mu pere on, mu sõbrad on ja siis järsku tuleb mingi vend ja siis järsku on tema the one. Minu jaoks ongi see, et kaaslased meie elus vahetuvad, see on täiesti normaalne, aga et kas nad peavad olema number 1? No näiteks, oletamatu on olukord. Su sõbranna planeerib juba, ma ei tea, 3 kuud suurt sünnipäeva. Ja sa juba tead sellest kuupäevast väga pikalt. Ja siis umbes nädal enne ütleb mees, et kuule, ma ostsin meile, ma ei tea, getaway mingi kuskile Haapsallu või ma ei tea, kuhu iganes. Kas ma siis pean valima oma kaaslase sellepärast, et tema peab olema minu jaoks number 1 versus see, et mu sõbranna, kes on seda üritust, ma ei tea, 3 kuud planeerinud ja ta väga tahab, et ma oleksin seal. Ma ütlen talle, et ma ikkagi ei saa, sest mu mees tegi mulle mingi üllatuse. I don't know. Vaat ongi see, et ma üritasin nagu seletada oma point of view'd, aga sealt tuligi kogu aeg väljas, et aga sa ei ole kogenud seda päris asja, aga mul ei olegi vaja. That's not the point. Ma tunnen, et me kõik ei pea olema samasugused, et minu elus ei olegi mehed mitte kunagi number 1. Ja minu arust see võiks olla asi, mis võiks olla normaalne, et on ka selliseid inimesi. Ja ma saan aru, miks mõne jaoks ongi olulisem mees ja see on totally fine, aga mina leian, et on ka normaalne mõelda niimoodi pidi, et kaaslane ei pea olema sinu number 1. Tead, kes peab olema number 1 või? Sina ise. Jätkuvalt. Nii et, ma ei tea, ma ei oska seda väga argumenteerida, ütlen ausalt. Mul on lihtsalt nagu need mõtted, aga ma ei oska need kuidagi sõnastada, aga ma loodan, et saite ma mõttest aru. Ja, vot. Ühesõnaga, et ma võin ka sellistel teemadel rääkida. Nii et, anna teada, kas sulle meeldib selline videoseeria ja mis teemadel sa tahad, et ma natukene räägiksin enda mõttemaailmast ja arutleksin. Ühesõnaga, mina lähen nüüd tööle, kell on tegelikult kell 1 päeval ja kuuleme, räägime, näeme teiega juba järgmises videos. Tšau!